Kui sul on sinu piibel täna kaasas, siis ma väga julgustan, sul läheb seda vaja täna. Sest et enne, kui me hakkame õppima, et kuidas seda evangeeliumi tänaval jagada, siis see on minu jaoks olnud väga eriline üldse aru saada, mida evangeelium tähendab meie jaoks. Et enne, kui me hakkame kellelegi midagi jagama, siis me peame aru saama, mis see meie jaoks tähendab. Ja sellepärast ma tahangi rääkida, mida Jeesus tegi meie jaoks. Ja ma tahan alustada täitsa algusest. Ja ma loen 1. Moosese 2. peatükk 7. salm kuni 15 salm. Ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päeva tõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa. Ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda. Nüüd kujuta minuga koos ette ühte pilti. Kujuta, et sa oled selles kõige kaunimas aias. On olnud kõige kaunim päikseloojang. Ja ilm on selline, terve päev on olnud kõige parem suvepäev üldse ja on just kergelt viluks läinud. Ja sa oled seal aias. Ja sa oled seal aias koos Jumalaga. Te käite, kõnnite koos käsi käes. Te räägite ükskõik millest. Ma ei tea, sa ütled Jumalale, et selle puu vili maitseb mulle kõige rohkem. Kas sul on mõnda retsepti mulle soovitada, et mis ma veel sellest võiksin valmistada? Sa räägid südamesse Jumalaga kõigest. Sa saad kõigest temaga rääkida. Ta on selleks loonud selle kauni aia, et seal koos meiega olla. Sul on üks lõppematu ligiolu. Jumal ise on koos sinuga seal aias. Iga päev. Sest see on see, miks Jumal meil lõi. Ta lõi, et meiega koos aega veeta. Nüüd me teame, et millegipärast see lugu läheb sealt edasi. Ja me lähme järgmiseks roomlaste 3. peatükki. Rooma 3:23. Ja jäta see pilt endale meelde, see kõige magusam suvepäev ühes kaunis aias koos Jumalaga. Rooma 3:23. Ja see ütleb nii, et sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust. Me oleme sellest vahetust osadusest ilma jäänud. Me oleme mööda pannud, eksitatud, õigelt teelt uitama läinud. Sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma jäänud. Aga õnneks meil on rõõmusõnum. See ei jää sinna. Oled sa kursis natukene selle looga, et tead juba, kuhu ma tüürin, on ju? Kui me loeme siit edasi, ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Kas see pole mitte imeline? Meil oli midagi nii magusat, me jäime sellest ilma. Ja seal on üks mees, kelle nimi on Jeesus, kelle eesmärk oli, et me saaksime tagasi sinna. Seal on üks mees, kelle nimi on Jeesus, ta on Jumala poeg,
Kui suur on see armastus, et Jumal andis oma poja meie eest. Ma tean, et see on kõige alus, see on üldse see, mida me usume, aga meil on vaja aru saada sellest. Nii et sa võid oma piiblis juba otsida Jesaja 53. peatüki. Ma tean, meil on palju piiblit, aga see on Jumala sõna. Ja ma tahan lugeda ühe päris ühe lõigu. Jesaja 53. Mis näitab meile, mida Jeesus tegi meie heaks. Jesaja 53:3. Ja see räägib siis Jeesusest. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus, ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumiste pärast. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud, ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani. Ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude patu ja seisis üleastujate eest. Kas see pole mitte imeline, et meie kuningate kuningas alandas ennast nagu tall? Temast sai see täiuslik ohver. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Tema veri valati. Ja mul on rõõmusõnum taas. Ta ei jäänud sinna hauda. Ta ei jäänud sinna hauda. Usud sa seda? Ta võitis surma ära. Oled sa rõõmus? Te jõuate sinna. Julgustan teid hõiskama kaasa, sest et see on rõõmu sõnum. Seal on üks mees, kes võttis sinu koha. Sinu koha seal risti peal. Nüüd kujuta minuga ette veel ühte asja. Kujuta ette maakera peal elab ainult üks inimene ja see oled sina. Et on suur maakera ja seal peal elad ainult sina. Nüüd isegi siis Jumal oleks saatnud oma poja, kes oleks surnud sinu eest risti peal. See on isiklik.
Jumal saatis oma poja Rooma aja kõige hullemasse surma, kus olid kurjategijad. Ta jättis oma reputatsiooni, oma tahte, oma arvamuse, et sina võiksid elada. Me saame elada, sõbrad. Ma ei tea, kuidas sinuga on, mind teeb see tohutult rõõmsaks täna hommikul. Teeb see sind rõõmsaks? Ei kuulnud hästi. Olete rõõmsad? Meil on päästja, kes on meid päästnud. Yes. On Jeesus sind kunagi päästnud? Vahel mul on tunne, et ta peab mind iga päev uuesti päästma, kui mina tahan oma muremõtetesse laskuda või võtan mingid hoiakud või suhtumised ja Jeesus päästab ikkagi mind. Ta ütleb, et hei, see ei ole see tee, mis ma sulle olen valinud, mis ma tahan sulle anda. Jeesus päästab. Nüüd see läheb veel imelisemaks kui kõik see. Võtame Roomlaste 5. peatükk. Armastad sa oma piiblit? Ja. Rooma 5:8. Rooma 5:8. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Nüüd, kui suur peab see armastus olema, et nähes, kuidas Jumala loodu, kuidas tema loodu on täiesti rabas omadega. Ja ikkagi juba siis ta teeb nähtavaks oma armastuse, kui me oleme täielikus patus. Ja vaatame sealt edasi, 18 salm. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise tõttu tuli kõigile inimestele surma mõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine eluks. Ühe mehe läbi. Need oleksime pidanud olema meie seal risti peal. Sinu ja minu karistus oleks pidanud olema surm. Selle asemel Jeesus taastas meie suhte Jumalaga, meie suhte Isaga. Me saame taas igapäevaselt nautida Jumala ligiolu. Kas pole mitte imeline? Me võime taas jalutada temaga päikseloojangul, sest tema ligiolu on meiega. Jeesus lepitas meid Isaga. Tema oli see lepitusohver. Sina oled see hingamispaik, kus Jumal tahab viibida. Kujutad sa seda ette? Sa oled loodud, et Jumalaga aega veeta. Ma tuletan meelde seda pilti, mis ma alguses maalisin, see imeline aed, imeline päikseloojang, soe suveõhtu. Vähemalt minu jaoks on see, tundub väga meeldiv. Sa oled loodud, et Jumalaga aega veeta. Ja tead, ma ütlen ühte asja veel sulle. Sa meeldid Jumalale pööraselt. Sina ja sina ja sina, sa meeldid Jumalale. Nüüd ma kirjeldasin ainult ühte aspekti päästmisest. Aga see sisaldab veel nii palju rohkemat, millesse ma ei jõua kõigist süvitsi minna. Aga seal on tervis, seal on tõeline vabadus, seal on rõõm, seal on rahu, seal on meelevald, seal on õigeks mõistmine ja mis kõik veel. On sul hea meel, et me oleme päästetud? Ja? Vaikselt võib-olla hakkab kohale jõudma. Me oleme päästetud. Saad sa aru sellest? Me oleme päästetud. Me saame elada. Meie ei surnud seal risti peal.
Me oleme elus, sest keegi teine tegi seda. See on rõõmusõnum. Ma küsin uuesti, ma annan teile uue võimaluse. On sul hea meel täna hommikul, et me oleme päästetud? Jah? Me oleme päästetud. Ma ei tea, kuidas sinuga endiselt, aga ma lähen järjest rohkem rõõmsamaks kui eales varem. Ja see on see, mida evangeelium teeb. See toodab kõike seda rõõmu, rahu, vabadust. Evangeelium sisaldab seda kõike. Nüüd lähme 1. Timoteuse 2. peatükki. 1. Timoteuse 2:3. Nüüd, kui meie hakkame juba aru saama, et me oleme päästetud, me oleme täitsa rõõmsad ka selle üle, et me oleme päästetud, siis vaatame, mis Jumal selle kohta veel ütleb. 1. Timoteuse 2:3. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et väike osa juba üsna pühasid inimesi pääseks. Läks valesti midagi? Proovime uuesti. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. Nüüd, mis see ütleb? Jumala tahe on, et evangeelium leviks. Ütleb see nii. Jumala tahe on, et kõik inimesed kuuleksid Jeesusest. Jumala tahe on, et kõik inimesed pääseksid. Nüüd, kui sa oled minuga kaasas, sa võid juba aimata, kuhu poole ma tüürin selle jutuga. Lähme tagasi roomlaste, Rooma 10:13. See on Jumala tahe. Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid. Nüüd Rooma 10:13 ütleb, sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Jumal pakkus meile lahenduse. Hüüa appi issanda nime. Aga kuidas inimesed seal väljas jõuavad lahenduseni, kui nad ei ole sellest kunagi kuulnud? Sest see on hästi tore, kui meie siin kiriku seinte vahel saame aru, et jess, me oleme päästetud, halleluuja. Aga seal väljas on endiselt inimesed, kellel pole õrna aimu ka, kui hea on Jeesus. Nad on depressioonis, sõltuvustes, katkised, kõikvõimalikes lootusetutes olukordades. Ja nad ei tea, et seal on üks mees, kes suri nende eest. Nii et võib-olla see on mõne jaoks uudis, võib-olla ei ole, aga Jumal tahab kasutada sind. Jumal tahab kasutada sind, et jõuda nendeni. Sest kuidas nad kuulevad? Meie töö on välja astuda, aga ainult Jeesus saab päästa. Tead, mina ei saa mitte kedagi päästa. Pastor Ivo ei saa mitte kedagi päästa. Aga seal on üks mees, kes saab päästa. See on Jeesus.
Ehk meie töö on välja astuda, sest kuidas nad kuulevad, kui ei ole kuulutajat. Ja Jeesus päästab. Ja see on ka see, mis tunnistusi me siin kuulsime ja neid on kõvasti rohkem. Võite, ma ei tea, pausi ajal minna ja tülitada, et palun veel ühte lugu. Sest Jeesus päästab. Vaatame Rooma 1. peatükki. Ja ma luban, see on vähemalt selle ploki viimane kirjakoht. Rooma 1:16. Rooma 1:16. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks ainult mõndadele. Ei olnud jälle, läks midagi valesti. See on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Tead, seal on vägi. Evangeeliumis on vägi. See ei ole lihtsalt muinasjutt või luuletus, et nüüd loen selle skripti ära ja siis vaatame, mis saab. Te täpselt ei tea ka, on ju. Tead, et seal on midagi, mis toimub, kui sina jagad evangeeliumi, kui sa räägid Jeesusest, siis samal ajal Püha Vaim teeb tööd selle inimese sees, kes seda kuuleb. Mina pikka aega teadsin oma mõistusega, mis on evangeelium. Et jaa, seal oli ristisurm, seal olid kõik need elemendid. Ja ma ei suutnud seda uskuda, et kui ma räägin 5 minutit Jeesusest, siis keegi tahab tervet oma elu ümber pöörata. Aga kui ma sain oma südamega aru, mida see tähendab mu jaoks, et Jeesus taastas mu suhte isaga, et Jeesus andis mulle vabaduse läbi selle ristisurma, siis ma hakkasin nägema ka seda väge, mis on evangeeliumis. Et jah, see tõesti on nii, et ma räägin 5 minutit inimesega Jeesusest ja ta ütleb, jah, kuidas ma seda ka saan. Tahad sa näha midagi sellist oma elus, et sa jagad kellelegi ja ta ütleb, jah, ma tahan seda ka. Vahel me teeme selle enda jaoks nii keeruliseks, mõtleme, et seal on kõik need 100 punkti, mis ma pean kõik õigesti ütlema ja äkki ma ütlen midagi valesti ja äkki mind naerdakse välja, mis iganes võib juhtuda. Aga tead, evangeelium on lihtne. Ja seda me kohe ka õpetame täpselt need kõik punktid ja kõik asjad. See on lihtne. Aga kujuta ette, et evangeelium on nagu 1 000 000 eurot, mida sa tahad kellelegi anda. Lähed kellegi juurde, mul on 1 000 000 eurot. Kas sa tunneksid häbi selle pärast? Kas see oleks sulle raske? Kas see nagu võtaks sult midagi ära? Kas sul oleks piinlik, et ei, siin on see 1 000 000 eurot, et võib-olla sa tahad, aga võib-olla ei taha ka. Sa läheks nagu, et mul on 1 000 000 eurot, kuule, see kuulub sulle praegu. Ainulaadne võimalus. See on lihtsalt üks näide, milliste silmade läbi me saame evangeeliumi vaadata. Evangeelium on parim sõnum maailmas, rõõmu sõnum. Ja kui sa oled sellest aru saanud, sa ei saa seda mitte jagada. Ja nüüd enne, kui me teeme väikse pausi, ma tahan lihtsalt ühe boonuse anda, miks evangeliseerida. Või mis ma olen avastanud selle käigus, on see, et sinu enda probleemid muutuvad nii tühiseks. Sa võib-olla mõtled, mul oli kõige raskem päev maailmas, tööl oli raske, koolis oli raske, ma ei tea, kõik tundub, lained käivad üle pea. Ja sa lähed ja sa jagad kellelegi Jeesusest. Hei, Jeesus armastab sind. Ta armastab sind.
Sa räägid sellest, mida Jeesus on teinud ja siis sa avastad, et suunurgad on nagu kõrva taha tõusnud. Ja sul ei meenu ka enam, mis sul hommikul juhtus, mis sul eelmine aasta juhtus, sest et sa tuletad endale meelde, mida Jeesus tegi. Sa elad selle sees. See on üks uus reaalsus, mille sees sa saad elada. Ja su enda probleemid kuidagi nii tühised, sest keegi on otsustanud oma elu ümber pöörata. Ta ei lähe enam põrgusse, ta tuleb koos sinuga taevasse. See on imeline. Kui keegi saab päästetud lihtsalt, et sina olid kuulekas, et sina tegid isa tahet, nagu me lugesime, see on Jumala tahe, et kõik inimesed pääseksid. Ja mujalt sa ei saa sellist kaifi, nagu evangeliseerides saab, sa kunagi ei tea, mis juhtub. Ja see võib väga lõbus olla. Esiteks, me ei peaks ajama taga mingeid numbreid, et nüüd saan siia selle linnukese kirja ja siis on hästi, siis mul on heategu korras. Samuti me ei peaks proovima inimeste või Jumala heakskiitu välja teenida. See ei peaks tulema süütundest või vastumeelsest kohusetundest, et ma nüüd pean midagi tegema ja sellepärast ma lähen ja punnitan ja teen. Statistika näitab, et rahvusvaheliselt 95% usklikest ei jaga oma usku aktiivselt. Ja kõige levinumad põhjused selleks on hirm, mida teised arvavad ja ma ei tea, mida öelda. Nüüd nendest 5%, kes jagavad, suurem osa neist on usus olnud vähem kui 2 aastat. Seega asi ei saa olla selles, et on mingid võlusõnad või mingid õiged sõnad, mida tuleb öelda, vaid eelkõige see tuleb nende siirast esimesest armastusest, et ma ei saa mitte vaiki olla, ma pean seda jagama kellegagi. Ma tahan tuua 2 tunnistust, mis on juhtunud teistel Ärka Eesti üritustel teistes maakonnades. Näiteks Ärka Viljandimaal läksime tänavatele, mina ja siis võtsin ühe kohaliku naisterahva endaga kaasa, läksime tänavatele ja peatasime 2 tüdrukut ja nad olid väga avatud. Ma sain neile jagada kogu evangeeliumi ja küsisin lõpus, et kas see on otsus, mis te täna tahaksite teha. Ja nad ka minu üllatuseks vastavad, jaa, me tahame seda täna teha. Ja siis me tegime koos päästepalve ja siis ma küsisin, et hei, kas me võime kontakte vahetada, et te võiksite kogudusse jõuda. Ja need tüdrukud juba ei lase mul isegi lõpetada, nad on, et aga mu ema on kristlane, et ma tean, ma ütlen talle ja ma tean, mida teha. Nüüd sarnane lugu oli Ärka Tallinnal. Samamoodi läksime tänavatele, peatasime ühe noormehe, sama teema, jagasime terve evangeeliumi ja küsime, et kas sa tahaksid täna selle otsuse teha, võtta Jeesuse vastu. Ta ütleb, jah, ma tahan seda täna teha. Tegime päästepalve ja küsin ta käest, et hei, kas me võime kontakte vahetada, tead sa mõnda kogudust ja ta ütleb samamoodi, ma tean, mida teha, mu ema on kristlane. Need on inimesed, kelle eest võib-olla nende vanemad ja nende vanavanemad on aastaid palvetanud, et nad saaksid päästetud. Et keegi tuleks ja räägiks neile Jeesusest. Ja sina võid olla nende palve vastus. Kujuta ette, need noored inimesed lähevad koju ja ütlevad, ema, ma olen päästetud. Milline rõõm peab selle ema südames olema? See on midagi, mida ainult Jumal saab teha ja meie saame olla kuulekad, et olla kellegi palve vastus. See on eesõigus meie jaoks.
Aga täpselt samamoodi on ka vanavanematega ja vanemate inimestega, nende võimalus asjad Jumalaga korda panna. Näiteks olin samamoodi, läksime tänavatele Paide linnas paar aastat tagasi ja ma räägin ühe vanema naisega ja ma räägin talle kogu evangeeliumi ja jõuan selleni, et patt lahutas meid Jumalast ja ta ütleb mulle, ja ma olen kuulnud, mulle on varem seda räägitud, aga keegi ei ütle mulle, mis see patt on. Ja ma läks pirn põlema, ahaa, ma saan sulle öelda, mis patt on. Ja ma tõin talle näiteid, et sellel hetkel mul tulid väga lihtsad näited, et see võib olla valetamine, võib olla varastamine. Ja see ütleb, et mõtleb natuke, ütleb, et ei, mina ei ole mitte kunagi mitte midagi halba teinud. Mul korraks tõmbas, mis ma siis nüüd edasi ütlen, et ma ei teagi. Ja siis ta mõtleb natuke veel ja ütleb, tegelikult, kui ma olin väike, ma võtsin pargist ühe katkise mänguasja kaasa ja viisin selle koju. Ja tema jaoks tuli patud. Mina ei saanud seda oma sõnadega teha. See on see vägi, millest ma rääkisin. Evangeeliumis on vägi. Tal tuli patutunnetus ja ma sain ta juhtida päästepalves, seda tahtis sellel samal hetkel oma asjad korda panna Jumalaga. Nüüd mina ei tea, võib-olla tema eest on ka palvetatud. Kas see on meie eesõigus jagada evangeeliumi? Nüüd, millest evangeelium koosneb? Meil on probleem, lahendus ja rakendus. Nüüd julgustan päriselt märkmeid tegema, siin tulevad olulised punktid. Nüüd probleem on see, et inimene on Jumalast eemaldunud, ta on eksinud, rikutud, katki, hävitab ennast ja on kiirteel igavesse hukatusse. Inimese tegelik olukord on meeleheitlik. Nüüd meil on lahendus, Jeesuse ristisurm, Jumala arm ja meil on rakendus. Igaüks, kes tunnistab oma patusust, oma rikutust ja pöördub oma pattudest ära Jeesuse poole, hüüab appi Jeesuse nime, see päästetakse. Nüüd, miks on oluline kuulutada täis evangeeliumi? On see, et miks peaks keegi ravimit tahtma, kui ta ei tea, et ta on haige? Kui ta ei tea, et tema tegelik olukord on meeleheitlik, kuhu ta on suunatud, siis ta ei pruugi tahta ka seda kõike headust, mis nii-öelda on pakkuda. Ja sellepärast evangeeliumi ABC. Mida evangeelium sisaldab? A. Taevas ja põrgu. Taevas ja põrgu. B. Patt ja lunastus. Ja C. Meeleparandus ja usk. Ehk taevas ja põrgu, patt ja lunastus, meeleparandus ja usk. Nüüd me ei pea sinna minema, aga 1. Korintlase 15, 1-4 ütleb nii, et aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud. Ja sealt edasi, Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Ehk mis on evangeelium? Jeesuse surm, matmine, ülestõusmine. Ja evangeeliumil on alati vastus. See on paranda meelt ja usu. Ehk meil on surm, matmine, ülestõusmine, meeleparandus ja usk. Põhikomponendid. Nüüd, mida tähendab meeleparandus? Ja vahel me peame ka tänaval inimesele seda selgitama, sest et samamoodi nagu ma tõin näite sellest vanemast naisest, kes oli kuulnud patust, aga ei teadnud, mis see on.
Samamoodi, mis see meeleparandus tähendab? See tähendab, et kui sa pöördud ära patust, sa pöördud millegi poole. Ehk kui su tee läheb hukatusse, sa kõnnid sellel teel, see on see inimene, kes on oma rajal kiirteel põrgusse, selles hetkes, kui ta otsustab Jeesuse kasuks, ta pöördub ümber Jeesuse poole ja ta hakkab astuma teises suunas. Nüüd vahel me peame ka näitlikustama tänaval, kas või teeme seda sama, et astume ühele poole, teisele poole. Me tahame, et inimesed saaksid aru sellest. Ja me ei kutsu inimesi lihtsalt, et me võiksime paremini käituda, oleme lihtsalt head inimesed. Me kutsume inimesi kogu oma elu ümber pöörama. Mida radikaalsemalt sa evangeeliumi kuulutad, seda radikaalsemad usklikud sellest sünnivad. Ja kui sa muudad evangeeliumi, et seda paremaks teha, siis sellega sa justkui ütled, et Jeesuse ristisurm ei olnud piisav. Evangeelium on tervik. Ja nüüd ma teen selle asja veel lihtsamaks teie jaoks. Kuidas jagada evangeeliumi? Võtame kõik oma 5 sõrme. On kõigil on 5 sõrme, ja? Loodan, et on, ja? Nüüd ma ütlen hästi lihtsalt, mis on evangeelium. Esiteks, pöial, Jumal armastab sind. Ja? Jumal armastab sind. Nimetissõrm, patt lahutab sind Jumalast. Kolmas, Jeesus suri sinu pattude eest risti peal. 4, Jeesus tõusis surnuist ülesse. Ja 5, paranda meelt. See on evangeelium. Kordan üle, et te saaksite kirja panna selle asja, sest see on kõige alus. Number 1, Jumal armastab sind. Number 2, patt lahutab sind Jumalast. Ja siin vahel me peame tooma reaalseid näiteid patust, et inimesed mõistaksid. 3, Jeesus suri sinu pattude eest risti peal. 4, rõõmusõnum, Jeesus tõusis surnuist ülesse. Ehk Jeesus suri sinu pattude eest risti peal, Jeesus tõusis surnuist üles. Ja 5, paranda meelt. Pöördu Jeesuse poole. Jõudsite kirja panna? Meelde jätta? Ja. Nüüd hästi sageli, kui ma võtan enda käe kõrvale kellegi, kes ei ole seda üldse varem kunagi teinud, kellelegi evangeeliumi jaganud, siis nende esimene küsimus on, aga kuidas ma üldse alustan? Siis punkt number 1. Naerata. See avab väga palju uksi, kui sa lihtsalt naeratad. Sest et kurja inimesega natuke võib-olla hirmus rääkida, ei tea. Nüüd on paar lauset, mida mulle meeldib lihtsalt algusel kasutada. Näiteks, kas keegi on teile kunagi öelnud, et Jeesus armastab teid ja tal on hea plaan teie elu jaoks? Miks mulle meeldib küsimuse vormis alustada, on see, et siis ma saan tema vastusest juba teada, kas ta on midagi varem kuulnud, natukene saan pinda kogeda, et mis tema vastus on, kas ta ütleb kohe ei või ma saan midagi teada. On veel üks võimalus, on tere, kas sa oled Kärdlast pärit? Võib tunduda imelik, aga ma võin ju turist olla, aga selle läbi ma saan teada, et kuhu teda edasi suunata, et kui ta otsustab Jeesuse kasuks, siis ma tean, ta on Kärdlast, järelikult ma peaks Kärdlast kellegi leidma, kes hoolt võtab tema eest.
Siis üks küsimus veel näiteks, mida mulle meeldib kasutada, on, et kas te olete kunagi mõelnud, et kui te peaksite täna surema, mis saab edasi? Samamoodi ma saan teada, mis on tema mõtted üldse igaviku osas ja ma saan talle nii-öelda nähtavaks teha probleemi, et hei, seal on ainult taevas või põrgu. Aga on ka väga loovaid lähenemisi. Kuidas iganes vestlust saab alustada. Põhiline on, et sa jõuad evangeeliumini. Nüüd ma toon mõned näited, mida me ei peaks tegema, mis on nii-öelda punased lipud hakkavad lehvima, et see on nagu nii ei tee, ei soovita. On, et kui keegi ütleb, et ei, ma ei ole huvitatud, siis me ei jookse talle järele ja ei löö teda piibliga pähe. Tundub loogiline, jah? Aga samas, kui nad ei jookse ära, siis see on märk, et nad on millekski enamaks valmis. Isegi kui nad ei tundu tohutult huvitatud olema, sa saad ikkagi proovida terve evangeeliumi kõik need 5 punkti läbi käia. Ja siis võib-olla ta on oma meelt muutnud juba. Nüüd üks asi veel, mida mitte teha, on, et alustad maailma loomisest ja lõpetad ilmutuse raamatus ja võtad läbi kõik need peatükid ja kõik asjad, mis on seal ajaloos toimunud ja sul ei lähe 4-5 tundi, sul võib minna 4-5 päeva, võib-olla 4-5 aastat, seda lihtsalt ei saa teha. Et seda ka ei soovita teha. Nüüd hästi oluline asi, kasuta sõnavara, millest inimene tänaval aru saab. Et kui sa lähed kellegi juurde, võib-olla ei ole kõige mõistlikum hakata rääkima talle veres pestud saamisest, sest tal võivad tekkida väga huvitavad seosed, või et õliga võidmine, mingid sellised väljendid, mis meile võib-olla on arusaadavad, aga inimene tänaval ei pruugi üldse aru saada. Või siis kasutada lähenemist, et hei, sina patune kutt, sina patukott, mis iganes veel, ei soovita sellist lähenemist. Isegi kui sa naeratad, ikka ei soovita. Ja viimane asi, mis selle vestluse juures on väga oluline, on see, et lõpus sa annad võimaluse, et hei, kas sa tahaksid täna seda otsust teha? Ja kui ta on selle otsuse teinud, isegi tegelikult ta ei pea olema päästepalvet teinud, sa vahetad kontakte, et sa saaksid temaga suhtlust jätkata. Kui ta teeb selle otsuse, sa saad teda kutsuda kuhugi, sellest me kuuleme lähemalt, kuidas jüngerdamine käib. Aga isegi võib-olla ta on väga avatud ja sellel hetkel ei teinud otsust. Aga võib-olla ta varsti on valmis, nii et vaheta kontakte vestluse lõpus. Ja nüüd ma tean, et Stefan kuulas väga hoolega ja ta näitab meile ette, kuidas evangeeliumi kuulutada. See oleks umbes midagi sihukest. Hei, tervist! Kas keegi on sulle kunagi öelnud, et Jeesus nii väga armastab sind? Ei ole? Vau, okei. Mul on au esimene inimene, kes seda ütleb sulle. Mida sa üldse arvad Jeesusest? Ma ei tea midagi temast. See on täiega lahe. Okei, võib-olla veits veider küsimus otsa, aga kas sa oled näiteks kunagi valetanud? Mitte kunagi. Kas sa valetad mulle praegult? Okei, see on, ma hakkas korraks inimes. Mina ka, absoluutselt nagu. Kas sa oled kunagi midagi varastanud, isegi kui väiksena, midagi väga väikest? Jah, sama siin nagu, ma ei ole kuidagi parem. Kas sa oled kunagi kedagi taga rääkinud? Ja, okei, see on päris nukker nagu, sama siin nagu. Ja Piibel ütleb, et kõik see on nagu patt ja see eraldab meid Jumalast. Ja sama patt lõpuks tirib meid põrgusse. Ja see on päris kohutav. Aga ma ei ole siin, et sind süüdistada või kuidagi hukka mõista, vaid hoopis vastupidi, me ei pea minema põrgusse, sest et Jumal saatis oma ainusündinud poja Jeesuse siia maailma ja ta elas perfektset elu sinu ja minu eest ja ta teinud mitte midagi valesti. Aga inimesed vihkasid teda, nad peksid teda, nad sülitasid ta peale ja siis nad lõid ta risti. Ja siis Jeesuse veri see voolas sinu eest seal ristil ja ta võttis kõik su halvad ja valed teod enda peale seal risti peal ja suri selle surma, mida sina olid väärt. Ja siis Jeesus suri ära, ta maeti maha. Aga see ei olnud ka kõik, sest et sama Jeesus tõusis üles surnuist. Ja sama Jeesus
on praegult siin ja ta koputab sinu südame uksele. Ja sul on võimalus elada täielikus vabaduses, aga selleks, et elada vabaduses, me peame, nagu ma enne mainisin, pattu, näiteks valetamine, varastamine, peame sellest pöörduma ja otsustama neid asju mitte teha. Ja võib-olla see tundub nagu metsikult nagu oluline otsus või isegi küsimus, ma esitan sulle, aga kas sa oleksid valmis või kas sa tahaksid seda otsust teha praegult, et järgida Jeesust ja pöörata ära enda patust? Täiega lahe. Kas ma peaks tegema patuse palve ka või see on kõik nagu? Okei, ühesõnaga, ja siis ülisimpel on see, et siis korda seda palvet lihtsalt minu järgi. Ütle, kallis Jeesus, ma usun, et sa oled elava Jumala poeg. Ma usun, et sa elasid, surid ja tõusid üles surnust. Ma tänan, et sa armastad mind sellisena, nagu ma olen. Palun tule mu südamesse elama. Anna mulle andeks mu patud. Amen. Come. High five. Yeah, nice. Ja nüüd me teeme midagi veel vahvamat, sest see oli mega lihtne, nagu te nägite nagu. Teil kõigil on märkmed ka olemas ja nüüd võtke ennast paaridesse enda kõrval oleva inimesega ja kui teile kõrval inimene väga ei ole meelepärane, siis võtke enda tagantpoolt olev inimene näiteks, okei? Aga ja teeme nii, et 5 minutit paarides, siis üks inimene jagab 5 minutit evangeeliumi ja siis on vahetus 5 minuti pärast ja siis jagab teine inimene 5 minutit evangeeliumi, eks teil on kokku 10 minutit ja teil on aega 10 sekundit paaril leida. Mis on väga tihti, on asi, mis juhtub, kui minnakse tänavale evangeliseerima, on see, et lihtsalt kas siis teadlikult või teadmatusest või siis kogemata või loomulikult kukutakse vaidlusesse. Ja mitte kunagi ei tasu inimestega vaielda. Vahet ei ole, kas see inimene on siis Jehova tunnistaja või moslem või lihtsalt mingi ateist või hästi tark inimene, kes üritab lihtsalt tõestada sulle, et Jumalat ei ole olemas. Sinu ülesanne ei ole mitte kunagi mitte kellelegi tõestada, et Jumalat ei ole olemas. Aga jällegi, kui keegi küsib küsimuse, näiteks, mis on, saate aru, et kui keegi pärast on segaduses, tahab midagi teada, siis vastake sellele viisakalt, ilma et te peaksite hakkama vaidlema ja tõestama, et ei, mul on õigus, ma olen nii palju targem, sa oled nii rumal, kuidas sa isegi ei saa aru sellest lihtsast asjast või midagi. Ja kui inimesed hakkavad teoloogilistes kohtadest küsima, siis lihtsalt vältige seda vaidlust ja kas või kõndige sellest vestlusest minema, nagu see pole, nagu see ei kanna mitte midagi, te lihtsalt väsitate ennast ja väsitate teist inimest ja lihtsalt õhutate midagi, mida pole vaja õhutada. Okei. Nüüd me räägime ühest asjast, mis käib evangeeliumiga tegelikult väga justkui nagu käsikäes kaasas. Ja näiteks esimene on see, et kui me loeme piiblist, siis me vaatame seda, et Jeesus ja jüngrid, kui nad käisid ringi, siis kogu aeg said haiged terveks ja tervendamist asjad juhtusid. Ja tegelikkuses see tundub nagu üli metsik asi, üli raske asi ja mis on välja valitutele ja pühadele ja nendele, kes on nii ma ei tea, mingid metsikud, äkki mingid pastorid, äkki ainult pastor Ivo-sugused saavad haigeid nagu tervendada või midagi ennast. Okei, esimese asjana, enne kui me isegi hakkame rääkima sellest, kaotage ennast sellest võrdpildist ära, sest et kurb tõde on see, et te pole mitte keegi nagu. Te ei ole see, kes teeb haigeid terveks ja olemata sellest, palju te piiblit loete või palju te palvetate või palju te paastute, siis sellepärast ei saa haiged rohkem terveks. Ehk siis kui te pole näiteks nädal aega palvetanud ja palvetate mingi haige eest, siis ta šanss saada terveks on täpselt sama suur kui siis, kui te olete nädal aega paastanud. Sest teist ei sõltu mitte midagi ja see on Jeesus, kes teeb haigeid terveks. Ja nii kaua, kui te seda ei usu või te ei saa aru sellest ja te panete ennast sinna võrdpilt, et okei, ma palvetan selle haige inimese eest, aga ta ei saa terveks, siis asi on minus, ma olen nii pahtune, ma olen nii halb. Okei, see on nagu täielik saast, mida te usute. Ehk siis nagu kaotage see enda peast nagu ära väga-väga kiirelt. Ja Markuse 16. peatükist 17. salm ütleb niimoodi, et kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed, minu nimel nad ajavad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning nad jooksid midagi survat, ei kahjustakse neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Okei. Keyword, uskujaid. Okei, paljud teist usuvad Jeesusesse, et ta on päriselt olemas? No, vähemalt 70-89% ruumist, nagu see on hea. Okei. Aga see on nii metsik, kuidas me ütleme, et me usume Jeesusesse ja siis me oleme nagu, et okei, Jeesus, ma usun sinusse, ma armastan sind, sa oled mu elu muutnud, aga nüüd ma ei usu, et sa armastad mind piisavalt palju või sa armastad mind sama palju näiteks kui jüngreid, et jüngrite kaudu said asjad juhtuda, aga minu kaudu, see pole võimalik nagu. Okei,
Ehk siis nii tihti me vaatame ja arvame millegipärast seda, et Jumal armastab kedagi teist rohkem kui mind. Et näiteks kui Jumal tegi Moosese jaoks mere kaheks, siis see oli ainult Moosese jaoks, aga Jumal näiteks ei teeks seda mulle. Kui Jumal on kõik võimas, siis ta saab seda uuesti teha. Okay? Amen, me nõustume sellega, et ta võib seda alati uuesti teha. Okay? Nüüd, kui me seisame mere ees ja meil on vaja see, et see läheks kaheks, siis nüüd ei teki enam küsimus sellest, kas Jumal on kõik võimas, ta saab seda teha, vaid siis tekib küsimus, et kas me usume päriselt, et Jumal armastab meid piisavalt, et meie jaoks seda sama teha. Ja kui me seda usume, siis meil ei tegi tegelikult seda kahtlust ja me julgeme teha nagu metsikuid ususamme ja asju. Nii et tervendamise juures või haigete eest palvetamise juures pole mitte kui midagi rasket, sest et sa ei tee mitte midagi. Täpselt nagu pastor Ivo eile ütles, et sinu ülesanne on lihtsalt olla sõnakuulelik ja sa tegelikult ei vastuta mitte millegi eest, mis pärast seda juhtub nagu. Ehk siis, ja tervendamine on ka ülilihtne asi või haigete eest palvetamine. Ja nii tihti mõeldakse, et see on ka võtab mingit erilist pingutust või ma ei tea, mingit metsikut nagu, ma ei tea, häid sõnu või midagi. Kui me vaatame Piiblis, kuidas Jeesus palvetas haigete eest, siis ta lihtsalt läks sinna ja ta mitte kunagi ei alustanud sellega, et isa, ma palun sind, et sa praegu lihtsalt teeksid selle haige inimese terveks, nagu palun nagu appi. Okay, ta ei kunagi ei palunud oma isa ja põhjus ei olnud sellepärast, et ta oleks olnud uhke või ülbe, vaid ta võttis meelevalla selle haiguse, sest mitte ükski haigus ei ole kunagi Jumalast. Okay? Ehk siis, kui see ei ole Jumalast, siis meie, kui läbi Jeesuse saanud Jumala poegadeks ja tütardeks, on meil samasugune meelevald võtta siis meelevalda haigused üle ja lihtsalt haiged saavad terveks. Ja mitte jällegi see, et meie oleme keegi, vaid lihtsalt see, Piiblis on see kirjakoht, et see sama vaim, kes äratas Jeesus üles surnuist, elab nüüd meie sees, okay? Ehk siis, kui see on nii, siis see sama meelevald, milles Jeesus käis, on ka võimalus meil käia. Okay. Väga hea. Ehk siis, kui me kõik nõustume sellega, siis järgmine kord, kui me näeme kedagi tänaval näiteks lonkamas, siis ei peaks olema küsimus selles, et huvitav, kas Jumal tahab ta terveks teha. Sest Piiblist me oleme seda, et kõik, kes läksid Jeesuse juurde, nad said terveks. Ei olnud mitte kedagi, kes jäi haigeks sellepärast, et Jeesus oli nagu, et kõik saavad terveks, aga sina, sa pead veel ootama 5 aastat, su aeg ei ole veel tulnud. Okay. Kõik, kes läksid Jeesuse juurde, said terveks. Ehk siis see on ka oluline asi, mida teada. Okay. Ja nüüd praktiliselt, kuidas päriselt palvetada haigetest, mida teha ja mida mitte teha, ja siis me teeme selle korraks läbi ka. Okay. Kui näiteks te näete kedagi või teate kedagi, kellel on mingi haigus või näete, et on mingi füüsiline valu või midagi, siis te võite küsida näiteks, et hei, et okei, kas ma võin panna oma käe teie valusa koha peale? Kui näiteks see on põlved, siis te võite küsida põlve juurest, hei, kas ma võin panna oma käe teie jala peale. Kui nad ütlevad ei, siis tegelikult jällegi see pole vahet, kas te panete oma käe peale või mitte, aga lihtsalt see on nagu praktika, mida tehti, aga otseselt see ei muuda seda, kas haiged saavad terveks või mitte. Okay. Aga siin on väga oluline asi. Kui näiteks te lähete tänaval kellegi eest võõra eest palvetama, siis palun ärge olge veidrad. Okay. Nagu inimestel on enda mugavustsoon ja kui keegi ütleb, et näiteks nende selg valutab, siis palun ärge lihtsalt, las ma katsun su selga. Või kui keegi ütleb, et mul on rinnas valu, ärge toppige oma kätt kellegi rinna peale, palun olge normaalsed inimesed, nagu te ei pea olema veidrad. Nagu, okay? Ja sellisel juhul, kui keegi ütleb, et ma ei taha, et sa paneksid oma käe mu peale, sest osad inimestel ei meeldi füüsiline kontakt ja see on okei. Siis sellisel hetkel te võite öelda, et hei, aga pane enda käsi näiteks enda valusa koha peale. Ja pea on ka siuke väga siuke intiimne koht, mida ei tasuks nagu ka enda kätt lihtsalt peale panna. Eks sellisel juhul ka ärge lihtsalt toppige oma kätt nagu suvakate inimeste peale ja hakake mingid, ma ei tea, mis asja tegema. Okay. Ja tänava puhul see vestlus võiks näha välja siuke, et sa näed kedagi, kes on haige, oletame, et ta lonkab näiteks, siis sa lähed ta juurde ja oled nagu, et ma vaatan, et sa lonkad, et mis su jalaga näiteks juhtus. Ja siis ta räägib, et 5 aastat tagasi ma mängisin jalgpalli, ma sain põlvevigastuse ja nüüd ma lihtsalt lonkan järgmiselt 30 aastat enda elust. Nagu. Ja siis sa oled nagu, et okei, kas sul praegult jalka valutab? Nagu? Ja siis ta on nagu, et see valutab. Nagu. Ja siis sa võid küsida, nagu kohe alguses näiteks skaalat, et 1-10, palju see jalg valutab? 1 on see, et sa valetasid mulle ja 10 on see, et sa oled suremas. Siis ta naerab natuke ja siis teil on vähemalt nagu lõbus vestlus korraks, nagu, enne kui sa lähed uuesti veidraks. Okay? Ja siis ta nagu ütleb, et see on 6-10 nagu. Ja siis on nagu, siis sa ütled, et ma olen kristlane, ma usun, et Jeesus saab su põlve terveks teha. Kas ma võin su põlve eest palvetada? Nüüd on 2 võimalust, kas ta ütleb jaa või ei. Kui ta ütleb ei, siis sa ütled, täiega lahe, kuule, Jeesus armastab sind ja sa võid minna oma teed. Kui ta ütleb jaa, siis sealt on edasi, et hei, kas ma võin panna oma käe su põlve peale ja palvetada siin samast soest. Ja siis kui ta ütleb jaa,
siis lihtsalt, siis on jällegi, nüüd on nagu, mida osad kristlased teevad või mida ma ise ka kunagi tegin, mis on ka päris veider, te ei pea tegema ülipikka palvet nagu, teie palve pikkusest ei sõltu jälle see, kui palju keegi terveks saab. Ehk siis, kui kellegi põlv näiteks haige, te panete oma käed põlve peale ja siis ütlete, et Jeesuse nimel põlv saa terveks, Jeesuse nimel valu kao, aamen. Rohkem pole vaja, sest et see on Jeesus. Jeesusel pole vaja rohkem kui 1 millisekundit kedagi terveks teha. Ehk siis meil pole mõtet venitada, ülipikaks seda. Ja pärast seda võtke oma käsi ära, tõuske püsti või võtke, astuge samme eemale ja öelge, proovi, kuidas su põlv on. Tee midagi, mida sa enne ei saanud teha. Ja siin on hästi oluline see, et te justkui küsite neilt või palute neil teha midagi, mida nad enne ei saanud teha, et nad justkui teeksid selle ususammu, sest nii tihti me näeme Piiblis seda, et haigeid said terveks, siis kui nad tegid midagi. Vanast testamendist näiteks vana hea Naamani lugu, kus ta pesi ennast Jordani ees 7 korda ja 7. korral ta sai terveks. Uues testamendist me loeme, kuidas inimesed pesevad enda nägu või enda silmi või Jeesus määrib muda või midagi. Ühesõnaga, teod alati käivad kaasas usuga ja kui nad usuvad, et nad on saanud terveks, nad proovivad ja tihtipeale selles samas hetkel see tervenemine toimub. Ehk siis, ja nad ei saa aru, kui nad ei proovi, eks ole. Ehk siis me tahame nagu aru saada ka, kas need inimesed saavad terveks. Ütleme, nad proovivad ja siis te võite küsida, et et kas see läks paremaks. Ja siis te võite õhutada ka inimesi ja küsida, et ärge valetage, sest teie usk ei tohiks mõjutada sellest, kas keegi saab terveks või mitte, sest jällegist te ei ole see, kes teeb haigeid terveks. Nüüd oletame, et ütleb, et mitte midagi ei muutunud. Siis su reaktsioon peaks olema sellele, et täiega lahe, kas ma võin ükskord veel poletada. Ja siis ta arvatavasti ütleb, davai. Ja siis sa poletad ükskord veel ja küsid uuesti, et hei, kas midagi muutus, tee midagi, mida sõna ei saanud teha. Ja oletame, et ütleb, ikka midagi ei muutunud. Siis kristlasena palveta ükskord veel, Ehk siis minimaalselt palvetage inimeste eest 3 korda ja kui midagi ei juhtu, siis sellel hetkel siis tõmmake joon alla ja öelge, et davai, ma rohkem ei ütle siin nagu. Ja see on ka see, et Piiblis palvetas Jeesus ka haigete eest mitu korda ja seega ärge lihtsalt hakake kartma, kui midagi ei juhtu, sest mul on endal nii palju lugusid sellest, kuidas esimesel korral ei juhtu midagi, teisel korral ei juhtu midagi ja 3. korral läheb natuke paremaks, Või 3. korral kaob valu täiesti ära. Ja see on nii metsik, sest see ehitab üles meie enda usku, sest meie oleme need inimesed selles kohas, kus me paneme oma enda usu ka proovile, et veits awkward, et ma ütlesin, ma usun, et Jeesus saab ta jala terveks teha, mitte midagi ei ole muutnud, ma juba palvetan siin 3. korda, et Jeesus, kuule, kus sa oled, Ehk siis ärge hakake kartma, sellepärast, et midagi ei juhtu, Jällegi, kaotage ennast sellest võrdpildist ära. Nii, aga oletame, et ta ütleb esimesel korral kohe, et mu jalg läks paremaks, enne oli 60, aga nüüd on 20. Täiega lahe, palvetage veel, sest kui juba tervenemine toimub, siis Jumal tahab seda täielikult tervendada tihtipeale. Ehk siis ärge lõpetage seal. Ja see on tervendamise puhul põhimõtteliselt, see pole mitte midagi rasket, see on ülisimpel, lühike palve, konkreetne vestlus inimesega. Ja tervendamine on ülihea tööriist, et oletame, et te näete kedagi tänaval, te palvetate eest, ta saab terveks. Mis saaks olla parem, kui pärast seda rääkida evangeeliumit? Ta on kogenud evangeeliumi väge, ta on kogenud seda, et mingi Jeesus, kellest ta ei tea mitte midagi, tegi ta jala just terveks. Miks ta ei peaks tahtma Jeesusest veel rohkem kuulda? Ehk siis see on ülihea ukse avaja ja müüride maha murdja ja siuke veits metsik kontakti loomine inimesega. Ja see töötab nii hästi. Kui me veedame Jumalaga osaduses aega, siis me teame ja õpime tundma Jumala häält. Igaüks meist peaks tegelikult teadma, kuidas Jumala hääl meie elus kõlab, kuidas Jumal meile räägib. Ja seda me saame õppida nendest kogemustest, kus Jumal on meid kõnetanud ja kus me oleme küsinud Jumalt abi ja Jumal on meid juhatanud mingites valikutes. Nüüd Jumal ei taha rääkida ainult nendes olukordades ja kohtades, kus meie peame langetama mingit otsust või mingit suurt otsust või me vajame juhatust, vaid Jumal räägib aktiivselt kogu aeg meiega. Ja ma räägin siin paar tunnistust. Kui ma olin Saksamaal, siis ma nägin ühte moslemi kuti ja läksime evangeliseerima, see kutt rääkis ilmselt saksa keelt, eks ole. Ja siis mul oli kaasas endaga üks teine sakslane ja siis nad rääkisid vähemalt pool tundi kuni 40 mintsa . Ja ma terve aeg olin mingi appi, et tahaks aru saada, mis nad räägivad. Aga siis ma mõtlesin, et selle asemel, et lihtsalt passida siin või minna ära, et Jumal, mida sa tahad sellele kutile olla? Mis on see, mis kõnetaks seda või puudutaks seda? Ja ülilampi tekib mul pähe mõte, mis ma tavaliselt ei mõtle inimeste kohta, kui ma neid vaatan, on see, et see vend võitleb ärevuse ja depressiooniga. Väga. Ma isiklikult eelistaks mitte läheneda inimestele ja öelda, et hei, et wow, kas sa võitled ärevuse ja depressiooniga. Aga ma
ei ole kõige võib-olla mugavam asi, mida esimesena öelda. Ja lõpuks, kui nad lõpetasid rääkimise ära, siis ma sain nagu öelda selle kutile, et hei, et okei, siuke veider küsimus, et kas sa võitled enda elus ärevuse ja depressiooniga? Ja siis teate, mis see kutt vastas? Ta vaatas mulle otsa ja nagu, absoluutselt, jah, absoluutselt, igatahes nagu, et see on mu elu üks suur osa. Ja siis me saime selle kuti eest palvetada. Ja see moslemi kutt hakkas seal samas poes pingi peal nutma ja otsustas anda enda elu Jeesusele. Okay? Siis üks teine lugu, kus me kõndisime ühest poest mööda ja me nägime ühte meest poes lihtsalt nagu riided ära panemas. Ja me mõlemad olime, et okei, selle vennaga me peame rääkima. Ja jälle just sarnane olukord, kus saksa keeles hakkasid siis rääkima algusest, et nagu lihtsam nagu hakkama saada alguses. Siis ma olin nagu, okei, jumal nagu, nice, nagu, mis sa tahad talle öelda? Ja järgmine siuke ohtlik mõte tuli pähe, mis oli see, et okei, et ta kannab lapsepõlvest kaasas endaga seda, et tal olid emaga ülihalvad suhted. Jällegist asi, kui sa välja viskad selle ja eksid, siis see on veits awkward, nagu, et nagu, mida sa teed, eks ole. Aga ma olin nagu, et okei, no suva, nagu, et vaatame, mis juhtub. Nagu. Ja jällegist tekkis võimalus meil nagu, et hei, et, vau, et kas see on nagu päris asi, mis on nagu probleem. Ja siis ta oli nagu, ta jäi hästi tõsiseks, vaatas mu otsa, oli nagu, et jah. Ja see arendas metsiku vestluse, sest ta küll ei otsustanud oma elu anda seal Jeesusele, aga me saime täiesti palvetada ja ta võttis kontakti ühe teise vennaga, kes oli siis sakslane. Ja nad said mitu korda veel pärast seda kokku. Ja Jumal puudutas seda nagu. See on ebareaalne, kuidas tunnetuslik ja prohvetlik jällegist ei ole meist endast, aga see on asi, mida me saame küsida Jumalalt ja vahepeal need mõtted tunduvad nii veidralt, sest nad tulevad justkui nagu nii loomulikult meile, sest me oleme püha vaimu kaasaduses ja see ei ole alati nii, et Jumal ei räägi alati nii, et taevas avaneb, kõigepealt siis langeb tuvi ja siis ta ütleb, et see inimene seal, ta ütleb selle ja sellega. Okei, see ei ole alati nii. See enamus ajast ei tööta nii. On hetki, kus see tuleb nii. Okei, ja see on väga lahe, nagu isiklikult tahaks ükskord kogeda sükest hetke nagu. Aga nii tihti on see süke õrn mõte, mis tuleb pähe ja mis tekitab su südamesse sükse tunne, et okei, ma ei tea, kas ma julgen seda teha nagu, et tahaks nagu ära joosta. Ja need on tavaliselt need hetked, kus sa oled nagu jookse nagu, okay? Nagu jookse inimeste poole, mitte ära. Ja tegelikult ära jookse, vaid lihtsalt lähene rahulikult ja viisakalt. Ja isegi kui sa eksid, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab? Ta lihtsalt ütleb ei ja siis sa oled nagu, okei. Ja sa lähed oma eluga edasi. Ehk siis kaotada pole midagi, võita on terve hing. Okay? Ehk siis jällegist, see on asi, mida saab võib-olla tänaval esimese asjana tundub paljude jaoks metsikul asi, mida praktiseerida. Aga teate, mis on ülihea koht, kus seda praktiseerida? Koguduse keskel. Sest mitte kusagil ei tohiks olla turvalisemat kohta, kus arendada enda vaimuande kui koguduse keskel. Kui me ei saa arendada enda vaimuande või me ei saa minna oma koguduse liikme juurde, et hei, et ma sain südamesse üks asja, et ma võib-olla eksin, aga kas sul on probleem sellega? Kui me ei saa seda teha, siis kogudus ei ehita meid ülesse. Ja siis on midagi väga halvasti. Siis me peaks olema selline turvaline keskkond, kus me saame nagu praktiseerida ja rakendada enda vaimuande aktiivselt. Ja kui me saame neid rakendada, siis me saame muuta nendes enesekindlamaks. Ja kui me muutume nendes enesekindlamaks, siis meil on päriselt võimalus teenida inimesi, kes asuvad koguduse seintest väljaspool. Ja kui me otsustame neid mitte praktiseerida, siis me oleme päris isekad nagu. Ja kui me otsustame jätta need ainult koguduse keskele, siis me oleme jällegi päris isekad. Et okei, need inimesed, kes siin kogudus on, need väärivad seda. Aga see Priit kõrval tänaval nagu, ta on liiga patune nagu. Okay. See on nagu, see alati peab minema välja. Kui me vaatame, Jeesus oli alati väljas just nende juures, kes ei olnud tihtipeale üldse kuidagi kogudusega seotud või ei olnud üldse nagu selles kohas, kus nad isegi tänapäeval sellised inimesed väga ei taheta enda koguduse keskele ja lihtsalt lükatakse eemale. Ja Jeesus veidis aega just nendega ja läks nende juurde. Okay. Ja kolmas asi, mis on väga-väga metsikult hea tööriist evangeliseerimiseks, on see, et vahepeal võib juhtuda nii, et sa lähed räägid kellegiga ja siis keegi ütleb, et sorry, mul on metsikult kiire, mul on aega, 1 minut, räägi, mis tahad. Ja siis sul võib-olla ei ole aega teha nagu 5 punkti evangeeliumit. Kui sa hästi kiiresti räägid, siis võib-olla on, aga see on nagu väga-väga metsikult kiire ja sa pead selle endale suht kontide sisse harjutama. Sellisel hetkel on hea, kui sul on olemas selline asi nagu isiklik tunnistus. Okay? Ja isiklik tunnistus ei pea olema see, et
kui ma olin 3-aastane, siis juhtus see ja see ja siis ma olin 14-aastane. Vaid isiklik tunnistus on ülilihtne. Mõtle välja 3 omadussõna, milline oli su elu enne Jeesust ja siis mis juhtus pärast seda, kui Jeesus tuli su ellu. Ja ülilihtsalt see kõlab niimoodi, et kui sa räägiksid kellega, siis sa ütleksid, et okei, enne Jeesust mul oli ärevus, ma hoolisin sellest, mida teised arvavad ja ma läksin hästi-hästi kergesti närvi. Aga siis ma kohtusin Jeesusega ja mu ellu tuli üleloomulik rahu ja rõõm ja ma saan käia nii vabana sellest, mida teised minust arvavad. Kas sul on ka sarnane lugu? Kõmm, sa rääkisid Jeesusest, rääkisid oma tunnistusest ja nüüd sa avad ilusa ukse, et keegi saab öelda, et vau, et okei, mul võib-olla ei ole sarnast lugu. Teate, mis te siis saate teha või? Saate julgustada ja öelda, et see võib saada su looks nagu. Okay? Ja metsikult lihtne viis, kuidas evangeliseerida. Ja kui kellelgi on sarnane lugu, sa saate selle ära kuulata ja lihtsalt rääkida nagu veel enam ja avada seda ust evangeeliumile ja kõigile. Ja nii tihti inimesed, kui nad jäävad teiega korraks vestlema, siis nad on nagu, et okei, see minut aega võib muutuda äkki pooleks tunniks hoopis. Nagu. Okay. Ehk siis te peate nagu ka rakendama ja õppima kasutama erinevaid tööriistu, kui ainult see, et võtab Matteuse evangeelium lahti ja hakkad lugema nagu. Et see peab olema ka siuke nagu, me peame nagu arvestama inimestega, me peame armastama neid, et kui keegi ütleb, et on päriselt kiire, siis ei tasuks võib-olla neid hoida kinni nagu 10 mintsa, aga siis sellisel juhul me peame õppima, kuidas rääkida evangeeliumi selliselt, et süstada seeme nende südamesse, et pärast keegi teine kunagi hiljem saab minna ja seda sama pinnast kasutada, mida teie olete juba ette valmistanud. Nagu. Kui ma iganes hirmu või kartust me enda sees kanname, on tegelikkuses meie enda valik. See on meie enda valik, kas me otsustame käia Jumala kartuses või me otsustame käia kartuses inimeste ees. Võib-olla kõlab eks ole metsikult, et kuidas see minu valik on. Ma ei saa valida seda, mida ma kardan või mitte. Aga tegelikkuses me saame olla kas seotud või aheldatud Jeesuse külge ja olla eraldatud inimeste arvamusest või me saame olla aheldatud ja seotud inimeste arvamuste külge ja oleme eraldatud Jeesusest. Meil on võimatu olla mõlemasse korraga aheldatud või korraga mõlemaga seotud. Sest see, mille külge me oleme seotud või aheldatud, sellele me oleme sõnakuulelikud. Ja kui me oleme mõlema külge seotud, siis me ei saa olla sõnakuulelikud ei Jeesusele ega inimhirmule ja me lonkame reaalselt 2 karguga, mis on täielik kaos. Ja me ise saame kõige rohkem selle keskel hävitatud. Sest me ei koge ei Jumala vabadust ja samal ajal me täielikult kogeme seda kaost ja jama, mida see maailm pakub ja meist teeb. Ja millegi pärast kristlastena, ja see tuleb esile, vähemalt ma olen näinud seda oma elust, et kristlastena me tahame meeldida kõigile. Me tahame olla kõigile meelepärased, me kardame justkui astuda kellegi varvaste peale, me kardame olla midagi, mis võib kedagi äkki natuke solvata ja isegi nii kristlaste seas kui ka mitte kristlaste seas. Me üritame kristlastena näha nii normaalsed kristlased kui võimalikud välja, mitte kristlastele. Et me justkui ootame sükest kommentaari, et see on see normaalne kristlane. Kui keegi ütleks kunagi, et see on see normaalne kristlane, kas saate aru, kui hull solvang see peaks olema? Kui keegi, kes on täielikult maailmas ja sina, kes sa peaksid olema täielikult maailmast eraldatud, ütleb, et see on see normaalne vend. Ta on see lahe kristlane. See on midagi väga-väga valesti. Sest kuidas on see võimalik? Et kui Jeesus elas siin maa peal, siis keegi ei öelnud talle, et see on see lahe mees nagu. Teda vihati ja väga 2 leeris oldi. Nagu kui sul on neutraalset pinda, siis on natuke halvasti. Inimesed tegelikult tihtipeale peaksid olema nagu 2 leeris, kui nad sinuga räägivad. Kas nad on nagu, et okei, see vend on süke, ma saan temaga täitsa läbi, ta on nagu täitsa tore, ta on hea kristlane, ta julgustab teisi, ta käib Jeesusega. Või teine variant on see, et see vend on segane peast, ta on liiga radikaalne, ta on usuhull, ma ei taha temaga rääkida. Ja see ei tähenda seda, et me peame olema nagu mingid metsikud, nagu piibliga läheb pähe peksjad kõigile, ja oleme, et sa oled patune, sa lähed põrgusse, kõik on halvasti, see maailm läheb hukka, mida kõike veel. Vaid lihtsalt see, kui sa armastad Jeesust, peaks olema piisav märk välja sellest, et su elu on totaalselt teistsugune
ja su elu ei saagi samastada nendega, kelle elu siin maailmas on. Ja me nii palju kanname kristlastena võlts alandlikkust enda sees ja sükest, täpselt nagu enne ütlesin, me üritame olla meelepärast kõigile. Ja hea näide sellest oleks näiteks see, et kui me näiteks kristlaste seas oleme mingis ringis ja oletame nüüd näiteks, et Elisabeth tuleb siin minu juurde ja küsib, et hei, et kuidas sulle mu uued papud meeldivad. Ja kui ma ütleks talle, et jep, need on päris nice nagu, jep, hea. Siis ma tean täiesti totaalselt, et ma valetan, aga ma otsustan lihtsalt öelda, et jep, sest ma kardan öelda välja enda arvamust, mida ma päriselt arvan, või öelda, et need ei meeldi mulle, siis ma valetan ja keda ma sellega teenin nagu. Ma lihtsalt teen oma enda südametunnistust, veits nagu natuke jälle kalgimaks. Ma kaotan ära aususe ja see ei aita mitte kedagi. Aga samas, kui Elisabeth tuleks, oleks nagu, et hei, et kuidas sul on papud meeldivad, siis mul reaalsuses peaks olema täielik vabadus öelda, et vau, okei, mulle nad isiklikult ei meeldi, aga kas nad sulle meeldivad? Elisabeth arvatavasti oleks nagu, jep, siis täiega cool, see on see, mis loeb. Sest miks me peaksime hoolima tegelikult nii palju sellest, mida teised arvavad, kui me võiksime käia täielikus vabaduses ja öelda, et okei, nagu, et ma ei tea, sa küsisid, kui ma täitsa aus olen, siis nad väga ei meeldi mulle nagu. Ja see peaks olema okei. Ja siinkohal, kui me solvume selle peale, siis on probleem meis endas nagu. Kristlastena me peaksime kandma solvamatut südant. Sest Jeesus ei solvunud mitte kunagi. Seega, kuidas on see võimalik, et me kogu aeg ainult solvume ja solvume ja solvume? Okei, kas Jumal on vaba? Okei, me nõustume sellega, et Jumal on vaba, siis kui palju enam peaksid olema Jumala lapsed vabad? Ja kui me peaksime olema vabad, siis me peaksime olema vabad ka teiste arvamusest. Ja sellisel juhul me ei tohiks hiilida kogu aeg teiste arvamuste ümber, et mitte kedagi igaks juhuks häirida. Et mitte kedagi igaks juhuks natukene segada. Appi, ma ei julge talle midagi öelda, sest äkki ta ütleb mulle, et sa oled veider nagu. Äkki ta ütleb mulle, et sa oled rumal, nagu, keda huvitab? Universumi looja, universumi kuningas, ta mõtleb sul kohta nii palju sügavamaid ja paremaid mõtteid, kui on liivateri terves maailmas ja sa oled huvitatud ühe inimese arvamusest rohkem kui enda loojast. See on nii nukker, kuidas me ise kristlastena piirame ennast ja siis pärast me tunneme ennast, Jumal ei armasta mind. Kõik on halvasti nagu. Aga, ja siinkohal ma lihtsalt ei räägi nagu ilusat juttu, vaid ma ise enda elust olin üle 4 aasta nii tugevalt inimeste hirmu all. Ma nii tugevalt kartin sellest, mida teised inimesed mulle ütlevad, et ma käisin kogu aeg ringi, just nagu kikivarukil, täpselt nagu ma enne ütlesin, teiste arvamuste ümber, et mitte kedagi solvata, et olla meelepärane kõikidele. See oli nii mitte kristlaste seas, kui kristlaste seas. Ja teate, mis siis juhtus lõpuks? Juhtus see, et ma olin loonud endast teise versiooni, kus ma ei öelnud välja päriselt seda, mida ma arvan. Ma tegin metsikult kompromisse kohtades, kus ma ei oleks pidanud tegema kompromisse. Ja ma avastasin seda, kuidas ma olin ehitanud maski oma näo ette, et isegi siis, kui ma üritasin vastu võtta Jumala armastust või inimeste armastust, siis see põrkas vastu maski ja see armastus ei jõudnud kunagi minuni, sellepärast, et see mask sai armastuse, mitte mina. Ja sellepärast kristlastena, kuna me kogu aeg ehitame mingit pseudoversiooni endast, selle asemel olla ausad ja siirad, siis me ei saa mitte kunagi võtta vastu armastust. Ja kui me ei saa võtta vastu armastust, siis see ehitab pinnase kõigele muule. Ja nii lihtne on sellega sisse tulemas uhkus. Ja kui me muutume uhkeks, näiteks, et okei, et mina tean kõige paremini, sellepärast, et inimesed nõustuvad minuga kõige rohkem. Mind väärtustatakse päris palju. Äkki, mul on päris lahedaid lugusid. Inimesed austavad mind. Ja meil tekib siuke võlts uhkus kristlaste seas. Siis teate, et uhkus on kõige ohtlikum patt üldse. Ja põhjus on sellepärast, et uhkus on ainukene patt, mis hoiab sind tagasi meeleparandusest. Ja kui sa ei paranda meelt, siis kõik muu saab sündida selle taha. Ehk siis, kui me käime inimkartuses, siis
me tegelikult oleme uhked. Me otsustame teadlikult hinnata kellegi teise arvamust üle meie looja arvamuse. Aga siinkohal ma tõin väga hästi välja Elisabethi pappudega näite. Me ei saa ajada sassi ausust ülbusega. Okay, me ei saa hakata ringi järsku käima, et mulle ei meeldi sinu jaak, sulle soeng on täiesti lappes, sa vist ei maganud täna väga hästi. See ei ole nagu, see absoluutselt ei ole Kui me oleme vabad Jumalas, siis meie austus inimeste vastu peaks 10-kordistuma ka. Ja kui me austame inimesi, siis me oleme nendega ausad, aga me saame olla nendega ausad ilma, et me oleksime ülbed. Kui me oleme ülbed, see ei ole Ja see on järgmine asi, mis peab väga kähku kaduma meie elust. Ehk siis see on väga oluline, et me leiame selle balanssi, väärikuse ja samal ajal ka austuse teiste inimeste vastu ja käia metsikus alandlikkuses. Ja see juhtub ainult siis, kui me võtame ja purustame enda minapildi ja laseme Jeesusel päriselt tulla enda haavatavasse kohtadesse ja oleme päriselt ausad teiste inimestega. Ja mitte ainult selle osas, kas sulle meeldivad kellegi papud või mitte, aga selles osas, et kutid nagu, ma ei tea, mul läks eile väga halvasti, ma lihtsalt sain metsikult rünnatud mingite mõtete poolt ja me oleme ausad ja haavatavad. Sest et kristlastena meil ei ole vaja ehitada endast perfektset pilti kogu aeg, et ma olen nii tuld täis, kõik on mega hästi, mul läheb kogu aeg nii hästi, täiega lahe, Jeesus armastab mind, kutid ma arvan, et Jeesus on juba homme tagasi, kogu aeg ehitame sellist võltsrõõmu ülesse. Ja pole mitte midagi rõvedamat, kui ehitada üles võltsrõõmu ja võltsperfektsust lihtsalt selleks, et näida välja välisena väga hästi ja ilusana. Seda asemel lihtsalt olla aus ja öelda, kutid, mul ei lähe hästi. Ma vahepeal isegi kahtlen sellest, kas Jeesus armastab mind. Miks me arvame, et ma olen ainuke inimene, kes niimoodi mõtleb, et kõik on nii halvasti. Sa ei ole ainuke inimene. Nii halb, kui see ei ole. Võta enda silmad enda pealt ära korraks ja pööran lihtsalt Jeesuse peale. Ja kui sa päriselt oled ümbritsetud kristlastest, kes teevad seda sama, siis sul ei saa tekkida seda hetke, kus keegi tuleb ja ütleb sulle, et sa arvasid, et Jeesus ei armasta sind. Sa oled räige veidrik . Seda ei saa juhtuda. Ja sellepärast see on panna ennast haavatavasse kohta teiste kristlastega, sest nad ehitavad meid ülesse. Aga nii tihti, kui me oleme kristlased, siis me kardame rääkida teistele Jeesusest. Ja see on kohutav. Sest kuidas on see võimalik, et meie kristlastena, meie elu on totaalselt muudetud, me armastame Jeesust, me näeme ja kogeme ta ligiolu ja siis me näeme kedagi, kes ei tea sellest mitte midagi ja mõtleme, et talle ma ei räägi, ta ei vääri seda. Või ma kardan, äkki ta ütleb midagi halvasti. Kui sul on ravim kogu maailmale, aga sa hoiad seda endale, sa oled metsikult isekas. Sa oled nii enesekeskne, et mina sain selle hea osa kätte siit elust ja nüüd ma just elan sellega rahulikult ise edasi . Samal ajal kui su sõbrad ja pere ja inimesed, kes sa tänaval mööda kõnnid, on kiirteel põrgusse. Ja siis, kui Jumal isegi ütleb, et hei, mine ütle sellele inimesele, et Jeesus armastab sind. Sa oled et ei, ma kardan, mis ta ütleb. Sa hoolid, Jumal hoolib selle inimese igavikust, aga sina hoolid selle inimese 10-sekundilisest arvamusest rohkem. Sa hoolid oma tunnetest rohkem. Kuidas sa saad enda tunnetest nii palju hoolida, kui selle inimese igavikust? Mis siis on, kui Jumal ütleb sulle näiteks, et kui sa teaksid näiteks sükest olukorda, et Jumal ütleb sulle, et hei, mine ütle selle inimese, et Jeesus armastab sind. Sest 5 minuti pärast ta jääb auto alla. Kas sa teeksid seda? Ma arvan, et enamus meist oleks et absoluutselt, see inimene saab surma . Aga kus kohas on Piiblis lubatud, et meil on järgmised 5 minutit lubatud? Mitte kellegil meist ei ole lubatud järgmised 5 minutit. Sul pole õrna aimugi, kas sa isegi ärkad homme ülesse. Me võtame nii garanteerituks seda, et mul on aega järgmised 10 aastat, et õppida evangeliseerima. Mul on aega järgmised 10 aastat, et üks päev ma olen nii julge, et ma julgen minna kellegile ja rääkida Jeesusest. See muutus ei teki mitte kunagi, kui sa ei võta seda sammu ja ei otsusta lasta lahti iseendast ja inimeste hirmust. Ja nii palju millegipärast, mida mul on öeldud, on see, et sa pead olema ettevaatlik, kuidas sa Eestis evangeliseerid.
see ei tööta nii, nagu võib-olla piiblis. See viis, kuidas Ameerikas seda tehakse, ei tööta. Et Ameerikas võib-olla siuke üks-ühele evangeliseerimine ja siuke lähenemine inimestele, seal see töötab. Sest seal on Jumal teistsugune nende kultuuri jaoks. Jumal ei muuda ennast kultuuri jaoks, Jumal ei muuda ennast generatsiooni jaoks. Jumal on see sama täna, eile ja igavesti. Mis tähendab seda, et evangeeliumil on igal pool sama vägi. See tähendab seda, et haiged saavad kõikjal samamoodi terveks. Evangeelium mõjub inimestele samamoodi. Seega see ei ole meie koht öelda, et okei, ma muudan seda viisi, kuidas Eestis tuleb jagada evangeeliumi, sellepärast, et see on veits veider. Mõelge sellele, kui Jeesus elaks Eestis praegult, mis ta teeks? Kas ta oleks lihtsalt, et okei, Jumal, ma tänan, et sa oled täitnud mind selle valgusega ja väega ja meelevallaga ja ma tean, et sa oled mind siia maailma saatnud. Aga nüüd ma ootan, et teised tulevad minuga rääkima. Oleme aastad, Eestis ei räägiks mitte keegi mitte kellegagi. Ja see oleks väga nukker, sest kristlastena on see täpselt sama, et Jeesus, ma tänan, et sa oled mu päästnud, sa oled mu elu muutnud, sa oled mind radikaalselt vabastanud. Ma nüüd ootan. Mida sa ootad? Kui sa ootad seda, et sa näed mingid inimesi, astu uksest välja ja sul on nagu hunnik inimesi ees nagu. Ja lihtsalt mine ja räägi ühele. See tähendab seda, et sa pead ennast endale paneme selle kaalu peale, et okei, iga inimene, keda ma näen, ma pean talle rääkima. Aga sa pead olema alati valmis minema ja teenima. Sest kui sa kardad nii väga kogu aeg rääkida teistele, kes on Jeesus ja et sa tunned Jeesust, siis kas sa päriselt tead, kes on Jeesus? Sest kui Jeesus on päriselt nii hea, nii armastav, ta on sind vabastanud, ta on su elu muutnud, siis miks sa kardad midagi, mis tegi su elu nii palju paremaks? Ja kui sa kardad seda, et okei, nagu äkki see inimene naerab mu tõesti välja. No las ta siis naerab. Aamen, naer on terviseks. Okei, kas see inimeste naer ei mõjuta tegelikult sind absoluutselt? Sa lähed tänaval kellegi ütlema, et Jeesus armastab sind, siis ta on nagu absoluutselt mind ei huvita, sa võid mine koju tagasi ja võib-olla naerab su välja. Ja tead, mis juhtub, sa kõnnid 2 jalaga saad ära nagu, sirge seljaga ka veel arvatavasti nagu. Ja su mitte midagi ei muutu see jaoks. Ainuke asi, mis muutub, on see, et sa oled nagu rõõmus ja sul on hea meel, et sa astusid usus välja. Ja kui me kardame kogu aeg ei inimestelt või me kardame saada nagu ei vastuseid inimestelt ja me ütleme, et mul vist on nagu siuke metsikult tugev, ma saan kogu aeg ainult inimestelt ei vastuseid nagu igas elu aspektis ja see hirmutab mind, siis Jumal arvatavasti annab sulle 10 ekstra võimalust saada veel karmimaid eisid seni, kuni saad inimeste arvamusest vaba. Nagu kui sa arvad, et Jumal teeb su elu nii lihtsaks, et ta on nagu, et kõik hakkavad seal kogu aeg jaa ütlema, siis tegelikkuses sa pead olema vaba inimeste hirmust, sest et kui sa ei ole vaba inimeste hirmust, aga sul hakkab metsikult hästi minema ja inimesed hakkavad sulle jaa ütlema, siis see inimeste hirm muutub sellest, et sa hakkad toituma inimeste heaks kiidu pealt. Ja see on täpselt samasugune. Ja see võrdub inimeste hirmuga, sest nüüd, kui keegi ei ütle sulle enam, et hea töö, siis sa on nagu, et seekord läks tõesti halvasti. Nagu. Sa pead ennast täielikult vabastama ja lahti lõikama inimeste arvamusest, inimeste hirmust ja ühendama ennast totaalselt Jumala kartusega ja hoidma enda pilku Jeesuse peal. Sest kui Jeesus on sind kvalifikatseerinud jagama evangeeliumit, siis ei ole siin maailmas ei ole mitte ühtegi inimest, kes saaks sind rohkem määrata või kvalifikatseerida jagama evangeeliumit kui Jeesus ise. Kui Jeesus saatis oma püha vaimu ja ütles oma jüngritele, et hei, minge ja tehke, ja pärast seda jüngerdasid veel inimesi ja nad läksid veel jagama evangeeliumi, siis toimus metsik paljunemine, siis need inimesed ei läinud läbi mingist koolitusest, et kuidas jagada evangeeliumit. Koolitused ei ole halvad asjad, aga koolitused ei ole need, mis kunagi päriselt kvalifikatseerivad meid jagama evangeeliumit, vaid see on ainult Jumala vaim ja Jeesus. Ja võib-olla osad teist mõtlevad, okei, ma ei ole evangelist. Ma ei saa jagada evangeeliumit, mul ei ole evangelismi andi. Väga hea, et sa ei ole evangelist, sest kui sa oled evangelist, siis su ülesanne peaks olema kogudusi varustada evangeeliumiga, et inimesed koguduses oskaksid jagada evangeeliumit.
Seetõttu see on õnnistus, kui sa pole vahepeal evangelist. Ja sest, et sul on täielik vabadus minna ja evangeliseerida. Seega, kaotage ära need valed hirmud ja valed mõtted. Ma ei ole evangelist, mul ei ole seda andi, et inimestega rääkida. Mis andi sul on vaja, et öelda kellelegi, et Jeesus armastab sind? Kas sul on vaja mingit andi, et öelda kellelegi, et tere hommikust? Ei ole. See on täpselt seesama suu, mida sa kasutad nagu. Sul ei teki mingit ekstra oskusi sinna juurde, et öelda kellelegi, et hei, Jeesus armastab sind. Kas ma võin su eest palvetada? Wow. See kristlastena meist peaks välja peegelduma armastus, aga kui meist peegeldub välja inimeste hirm, siis me aheldame ennast ise ära ja me ei saa mitte kuskile liikuda enda elus. Okei. Alguses see pilt või see, mis ma ütlesin, oli üks hetk, kus Jumal pani mind valiku ette, kas ma tahan olla aheldatud inimeste arvamuse ja inimeste hirmu külge ja olla Jeesust eraldatud või ma otsustan, et ma olen Jeesuse külge totaalselt aheldatud ja seotud. Ma saan olla vaba inimeste arvamusest ja hirmust. Ja kui ma ütleksin, et jaa, et ma rõõmuga ütlesin, et jaa, Jeesus, nagu, et ma täiega seon ennast sinu külge, siis ma valetaksin. See oli metsikult valus, see oli hirmus, sest mul on õrna aimu, kuidas inimesed järsku reageerivad. Aga kui sa maitsed Jeesuse ligiolu, siis kõik muu on tühine selle kõrval. Ja inimhirm kaob. Seetõttu, ja hirmu tundmine ei ole halb asi. Nagu hirmu tunda on okei. Ise see on see, kuidas sa reageerid hirmule. Kui sa otsustad, et ma kardan selle inimesele rääkida ja sa oled nagu, et ma nüüd alistan ennast selle hirmule, hirm valitsusele minu nagu. Siis see näitab, mida sa otsustad ja mille külge sa ennast sead ja kelle sa teed issandaks üle oma elu. Aga kui sa tunned hirmu ja otsustad sellegi poolest, sa oled, Jeesus, jookseme hirmu poole koos nagu. Ja sa alistad hirmu, siis saab olla metsik üleslüke su usule ja see saab ehitada sind veel lähemale Jeesusele kui enne. Ja seetõttu igaüks teist ise teab, kus kohas te olete inimhirmuga. Kas te teete kusagil kompromissi, kas te kardate kellelegi rääkida, kas te olete uhked, et öelda, et et mul võib-olla on tõesti probleemi inimhirmuga. Seega ma palun, et te sulgeksite oma silmad ja kujutage ette, et Jeesus praegult seab teie ette valiku ja küsib teie käest, et mille külge sa tahad olla aheldatud? Kas sa tahad olla seotud minu külge ja olla totaalselt vaba inimeste hirmust? Või sa tahad olla seotud inimeste hirmu külge ja ma astun tagasi. See on otsus, mille sa pead ise langetama. Ükskõik kui palju, see ei tohiks olla koht, kus ma õhutan üles sind valima, et jaa, vali Jeesus. Kui su südames ei ole päriselt seda igatsust tunda Jeesust, igatsust minna sügavamale Jeesusega. See on metsikult ohtlik mängida seda kristlase mängu. Sest lõpuks ei ole mitte keegi teine sinuga koos Jumala ees kui sina ja Jumal.